Kas teie olete kunagi näinud udumasinat? Ma ei usu. Ja ka mina ei olnud varem näinud udumasinat, aga nüüd mul on super võimalus, olen hetkel siin udu sees, mis on täiesti mehaaniliselt tehtud just selle pika toruga, kus see udu siis välja tuleb. Eestis valminud õudusfilme on vaid käputäis, kuid ehk BFM-ist sirguvad filmikunstitudengid hakkavad seda parandama. Tallinnast 30 kilomeetri kaugusel Haapses on tudengitel käed tööd täis, sest valmimas on õudukas raudse rusikaga. Meie film räägib ühest tüdrukust, kelle koju murtakse sisse. Kõikide nende keeruliste sündmuste taustal avab see film siis selle tüdruku ja tema isa suhet. See isa reageerib kõikide nende sündmustele väga külmalt ja lõpuks, kui nad kahekesti koju jäävad, siis avastab see tüdruk midagi väga-väga õudset oma isa kohta. Selleks, et film saaks päriselt õudne, panid tudengid palju rõhku atmosfääri loomisele. Võtteperioodil mängiti paljuski ilma peale ja seetõttu oli platsil ka eritehnikat, mille hulka kuulusid vihma ja ka udumasin. Linnukesed on meile siristanud, et seesama kuur minu selja taga on ehitatud just selle filmi jaoks. Selle kuuri ehitas meie kunstnik oma abilistega. Siin hoovival on tegelikult päris palju kuure, aga ükski meile eriti hästi ei sobinud, sest et tegelikult see kuur peaks olema maha jäetud. Niimoodi, et keegi seal väga ei käi ja et sinna saaks peita igasuguseid asju ja saladusi ja võib-olla ka inimesi. Kusjuures mina ei ütleks, et see oleks just kui praegu ehitatud. Näeb välja nagu see just kui peakski siin olema täitsa loogiline. Näeb välja on mingid kilakola täis, täitsa ehtne näeb välja minu arust, seal on mingid vanad uisud maas, ma vaatan. Ja väga palju muudki põnevat, üks vokiratas ja nüüd siin kuuri juures natuke ringi liikudes leidsime ikkagi ühe tõestusmärgi, et see on ikkagi siia ehitatud. Maas lebab, ma arvan, et see on lakk, pintsel ka sees. Keegi on ikka siin vaeva näinud ja on tõestusmaterjali maha jätnud. Harva möödub õudusfilm ilma vere ja vägivallata. Ka BFM-i tudengite õudukas ei jäänud neist puutumata. Miks sind selliseks tehakse? Mis sinu tegelasega juhtub? Minu tegelasega juhtub see, et ühe teise tegelase käelaba piirkond tabab minu tegelase näopiirkonda ja mitmeid kordi. Rahvakeeli saab peksa, oleks võib-olla isegi kergelt öeldud. Kaua veel aega läheb, kuniks Krimm on täielikult valmis? Ma panustaks, et 50 minutit ja siis ta on valmis. Kas see teeb tuju paremaks? Jaa, kahetselt tunded. Teate, ega võtetel reportaaži tegemine ei ole absoluutselt nii lihtne. Hetkel me oleme kuskil Võsas, üritame siit mööda saada, sest et väga suur hirm on, et me jääme kaadrisse või meie kaameravälk on liiga tugev või saame. Igal juhul me kardame saada pahandada, nii et lähme siit kuskilt Võsast, et jõuda parklasse. Ja no tõesti, mitte midagi paremat ei ole pühapäeva õhtul teha, kui kuskil Võsas ronida. Nüüd kõik vaatavad meid, et mis Luuna TV toimetus see on kuskil üksinda Võsas maadleb. Operaator on Võsas. Filmi peategelast Elo mängib Lumi Soomets, kes on vaid 12-aastane. Elo isa mängib Ott Kartau. Kas ta ka natuke kahtles rolli vastu võtta? Ei, üldse mitte natuke, väga palju kahtlesin. Miks? Laste vastu suunatud vägivald ei ole nagu selline teema, millesse nagu kohe esimese hooga sisse hüppaks. Ja siis tundus kuidagi ebaeetiline ise mängida seda rolli? Ma lihtsalt ei saanud sellest stsenaariumist aru nagu päris hästi. Ja ka siis, ongi siis ma rääkisin režissööriga ja ta põhjendas mulle ära kõik asjad, ma nende vastustega rahule. Siis mõtlesin, et teeme. Kokku valmib filmikunsti tudengitel 6 õudusfilmi. Filmid peavad olema valmis juuni keskpaigaks. Hoidke silmad ja kõrvad lahti. Ehk õnnestub filme peagi juba näha. Issand, ma ehmatasin. Me oleme ikkagi õudusfilmi võtetel. Kõik on natuke palju hirmsam kui võiks.